Sinsei haul. No tšau, uus vlog. Tulen teie juurde täna Maxima parklast, Pärnu 3X-iga Maxima parklast, sest me käisime väiksel shoppingul. Siin on uus seis. Teine asi on see, et me käisime ostmas keskmisena kooliks oli veel vaja. Kaustasid ja igasugused asju, ühesõnaga käisime jälle poest läbi. IT-shopist võtsime ja siis kaustasid igast asju. Aga vaata kui lahe see tädi välja näeb. See särk ja püksid läheb hästi. Vaata, mis tema auto selja on. Aga ühesõnaga, pärast käisime veel söömas ja siin Maximas on ju nüüd ümber tehtud kõik. Ja siin on uued söögikohad, siin on pizzakiosk, siin on, Hess on kogu aeg olnud ja siis siin on sõõriku koht. Tegelikult oleks mingit sõõrikudest. Aga vahet ei ole. Meil on kõht nii täis. Teine päev tulema võtame sõõrikuid lampi lihtsalt. Aga ühesõnaga me käisime söömas, siin on mingi uus Aasia koht. Ja siin oli jumala normaalsed hinnad ja jumalast head toidud. Aga nii suured portsiood. Me võtsime, naljakas oli vist see, et me võtsime mee sidrunikana ja see toodi lauda, siis me hakkasime sööma. Ja siis me kuulsime sajatamist köögist ja siis tuli see ettekandja ütles, et me oli jäänud peale panema, ühesõnaga, et nagu see kaste oli jäänud peale panemata selle kanale. Me sõime kana, nii maitse. Pigistasime sidronid peale väga kaja. Aga tegelikult see oli tegelikult sinna käis veel üks kaste peale, see oli mega hea sidruni mee kaste, nagu süke happu ja magus ja soolane ja nagu see ei olnud nagu liiga magus ega liiga happu, nagu piisavalt, mitte liiga palju. Mega hästi olid maitsed paigas. Ja siis võtsime veel nuudlid kanaga ja eeldasime, et need on nagu siuksed chopstiksi või siuksed nagu on tavaliselt nendes Eesti Aasia kohtades ja hõbedadrikas mingi Everestis, et nuudlid ja siis on mingi kanatükikesed ja teed sees, aga tegelikult see oli eraldi suur portsjon nuudleid ja mingi kaste ja suured nagu kanakaste ja siuksed tükid ja tüdruk võttis veel selle banaani piimakokteili ka. See oli ka hästi karamelline ja vahukooreline ja väga hea. Ja et ühesõnaga ma soovitan küll tulla siia sööma, kes siia kanti satub või siia suvekeskus on selle nimi nüüd tegelikult mitte 3X-iga Maxima. Suvekeskus, see on samas kus iga on. Igas me täna ei käinudki. Küll aga me käisime seis sellepärast, et lapsel oli vaja vahetusalatseid. Võtsime sellised. Head heledad allaga. Vaatame, kus on. Ma loodan, et jalad higistama nendega ei hakka. Kui hakkavad, siis vaatame edasi. Aga 9,99 maksis. Nii. Ja siis, kui me seal juba olime, tegelikult me nuusutasime küllaid ja vaatasime neid sügist asja ka, aga me raatsid. Et aga üks asi, mis me kogu aeg see, et koerad tahavad elutoas nagu meie juures olla. Aga mul ei ole seal vaipasid maas. Ja siis me võtsime sellist koerapesad. Teine on sama. Ja teine on täpselt sama. Maksid 5,99. Reaalselt nagu... See üks loomapoes mingi 20 €. Jaa, pärast lasen masinast läbi, kui midagi on alt, on natukese libisemisvastane, hullult pehme ja mõnus 5,99. Mõtlesin, et alguses võtan jagamiseks, mõtlesin, et võtan mõlemale. Ja siis, mida ma olen jumala ammu tahtnud ja otsinud, on see nagu redel, kuhu peale fliise riputada. Kui oleks suurem vannituba, siis ma tahaks sellist nagu rätikute jaoks ka. Aga elutoas meil on diivanite peale nagu, või kõigile meeldib nossertada nende fliiside sees ja selle telekat vaadata. Aga siis, kui nad ei ole parajasti kasutuses, siis nad on seal nutsus või ei oska neid nagu kuhugi panna. Ja selline redel 159 cm pikk. Ja muidugi nüüd ma vaatan, siin on korralik kokku panen, ma ei julge vist Randole läheneda sellega täna. Ma ise nagu ka ei tahaks üldse kohe hakata seda kokku panen. Aga ühesõnaga, see maksin 14,99. Igalt poolt Jyskist vaatasimegi, et olid siuksed nikatsid, ei julgenud võtta.
ma ei tea, no ma loodan, et see on okei, kui kokku panna ka. Aga jumala super. Pane. Ühesõnaga jah, et ma proovin nagu niimoodi, et see on ta Indrekut või? Indrek. Ma proovin iga kuu iga lapsega käia 1-1 nagu söömas. Täna selles mõttes läks nagu jamasti, et on teisipäeva õhtu ja väsinud ja homme jälle tööle hommikul vara ja pole nagu sükst aega istuda, et lähme mingil nädalavahetuse päeval ja teeme rahulikuma shoppamise ja söömise ja lihtsalt, et on rohkem aega. Täna meil oli väga lõbus. Ikka ka lööb, aga lõbus shopping ja see söögikoht tegelikult täiesti juhuslikult me isegi alguses ei plaaninud nagu sinna minna. Et see söögikoht nagu ootamatult ja sattus ja oli täitsa hea. Kusjuures need kananuudlid, mis vürtsikad pidid olema, need minu meelest ei olnud vürtsikad. Võib-olla nad on arvestanud eestlaste sellega ja nagu igaks juhuks ei pane üldse kuigi juures oli. Või siis oli see, et ettekandja tõi ära varem taldriku kokki vürtse panna, siis issam, mul oli sellest ettekandjast nii kahju, ta oli nii armas tüdruk, nii viisakas ja nii tore ja siis kui ta tuli sinna seda tagasi viima, et see ülejäänud kaste peale panna, siis ta oli näost nii punane, tal oli nii piinlik, vaata ja mul oli ta... No jah, nad rääkisid Kokaga mööda üksteisest ja nagu ütles, et tema sai aru, et Kokk ütles, et on valmis, aga tegelikult ilmselgelt ei olnud. Täiesti hullumaja, me oleme Pärnus selles liikluskeerises, mis see on see tipptund, hummikud, no ei ole, asi on kaugel sellest. Aga ühesõnaga mul oli sellest tüdrukust nii kahju, mul oli nii kahju, et mul ei olnud jälle sularaha kas, ma jätsin koti autosse, võtsin neid kaardi ka see poodi. Või nagu kaartida selle pauna. Ja iga kord ma pärast mõtlen, sest enamustes kohtades saab. Ja mul oli jah tõest nii kahju. Ja siis oli veel see, et siis me ei jõudnud ära süüa. Sest me võtsime nagu ühe eelroa, mis olid nagu need, või nagu väiksema, nagu selle nuudlid meeldisime, et see on nagu kõrvale ja siis võtsime selle sidruni ja meekastmes kana nagu on ja 2 peale. Aga ma ei tea, miks sul kõht ei olnud nii tühi või mida iganes. Sa sõid kodus enne või? Igatahes minul tuli seal söögikohas meelde, et ma polnud üldse söönud täna. Ja siis meil sai nagu kõht rämedalt täis. Ja me ei jõudnud ära süüa. Ja siis välja hakkasime tulema, siis me ütlesin sellele tüdrukule, et ausalt kõik oli nagu väga hea. Kuigi see kana ja nuudlivärk oli, see oli kaste, oli megasoolane. Ei olnud või? Mulle tundus, see oli soolane. Ei driftisest. Aga ühesõnaga jah, et kõik oli väga hea, et lihtsalt me ei jaksanud nagu süüa ära. Muidu arvab veel, pärast saab selle Koka käest vastu päid ja jalgu. Või siis on Kokk kurb või ma ei tea, ühesõnaga ma ei tahtnud, et keegi kurb oleks. Jälitab meid selle supilusikaga see parklas. Jah, kulbiga jookseb järgi. Aga ei, super, no väga lahe selles mõttes. Ta ongi tegelikult, ta ei ole nagu mingi restoran, et ta oli Masala Cafe oli äkki ta nimi. Et ta ei olegi nagu restoran, ta ongi nagu siuke söögikoht, aga seal oli mingi päevapakkumised ja selles mõttes väga normaalne. Kusjuures selle Aasia söögikohaga mul tuli meelde, et meil siin küla vahel ju kui oli üks Aasia perekond ja tegi oma Aasia restorani. Tegi või? Jah. Minu sellest ei tea. Ma ei tea. Venna on mitu kord sul käinud seal. See oli kuskil Hirves. Ja nüüd täna just rääkisin ühe kolleegiga ja siis kolleeg hakkas nagu rääkima, et nii ägedaid asju tehakse siin küla vahel. Ja
et noh, et tõesti tunnustust väärt, siis ma hakkasin mõtlema nagu, et tõesti on ja nüüd mul ongi plaan, et ma tahan sinna kirjutada sinna Facebooki meie külagruppi, et inimesed pakuksid nagu mingeid asju, mida on tehtud siin veel, mida tunnustada ja äkki vaatan, leian äkki mingeid sponsoreid, kes oleks nõus äkki mingi väiksed kingitused välja panema. Ja siis teeks mingi hääletuse või mingi asja ja... Kuidas sponsorid üldse töötavad? Sponsorid töötavad niimoodi, et ma kirjutan, ma helistan ja palun, et kas te saaksite, meil on siukene tunnustus asi, võistlus või mis iganes polnud, kas saaksite näiteks meile anda mõne enda tootekese või... Ja siis tegelikult ei ole seda üritust ja saad enda ei, no jah, ei tea, on võib-olla siukest inimesi ka, kes nii teevad, aga üldiselt on see, et sponsorid nimed nagu tehakse mingi tänupostitus ja mainitakse ära, nii et see ei ole nagu niimoodi, et sa saad need asjad lihtsalt koju viia, et need inimesed ju, kes võidavad, nad ju muidu saavad aru, kui sa neile ei anna neid kingitusi. Ja sa pead neid shout-out ju. Jah, enda ettevõttega ka äkki proovima mingi väikse auhinna välja panna. Vot, aga Aasia köögiteemadel lobisedes ootamatult olemegi jõudnud koju. Nii ilus, 23 kraadi, mis kell on? Kell on 15 minuti pärast 6. Kell on 6 kohe, 23 kraadi sooja, päike paistab. No ma ütlen, niisugused rannailmad on nüüd septembris. Ühesõnaga, nüüd me oleme koju jõudnud, õhtu on käes. Nüüd lähme hakkame puhkama. Paar tundi on aega. Näed, Tossu tuleb. Näed. Tossu tuleb jooksuga teisest tänava otsast ja Molli ja Pepper juba tervitavad. Aga hakkame jah valmistuma homseks tööpäevaks jälle. Aga jah. Näeme jälle millalgi. No tšau! Käisin tegemas kodupoes siukest väikest kuu algusostmist. Ma ei tea, mul on iga kord selline tunne, et kuu alguses peaks minema linna kuhugi suurde poodi tegema suurt ostmist, aga tegelikult ma olen avastanud, et nii paljud asjad on siin meie Keti poest samad. Et võtan mööda minnes, praegu võtsin lihtsalt, sest ma käisin väiksema lapsega ja temaga ei saa väga keskenduda poes. Tegelikult unustasin osta asja, mingid asjad. Aga pikalt lühike kokkuvõte on see, et me oleme praktiliselt kõik haiged. Või no vähemasti tõbised. Korda mööda lapsed puuduvad, sellepärast, et on tõbised. Minul on nüüd 3. päeva kurkpalus ja nüüd köha läks ükseks lahtiseks ja valusaks. Ja palavikku vist ei ole, aga kurk on valus, et kõrv nagu tuikab. Mul viimasel ajal nagu lööb kõrva kuidagi alati, nagu mingisugune väike viirus tuleb. Aga hea uudis on see, et mul on sellel nädalal nagu lühike nädal. Noh, mis lühike kodukontor on teised päevad lihtsalt, aga et ma ei pea homme minema kuhugi. Ja õpilaste juures oleme nii, et ma tegin isegi ühe tunni õuetunni. Sellepärast, või mis mingite klassidega, mis mul olid siin, tegin õues, sest et ma ei tahtnud nagu nakatada neid. Ja jah, et tuttavad saadavad pilte, kus nad on rannas ja käivad ujumas ja vesi nii soe. Praegu kell on 6 õhtul. Õues on 24 kraadi sooja. Me oleks saanud nii ilusti mingeid rannaõhtuid teha ja no lihtsalt keegi pole nagu täiesti terve. Rando võib-olla on, tema on nagu lihtsalt väsinud. Aga minust ta vist siukest haigusvimma ei ole. Aga lapsed on kõik siuksed mineku peal ja mina olen ka, et ma ei tea, no see on see, et ma olen 3 koolis töötav, eks ju, lapsed on 2 tükki ühes, 1 teises, et meeletu nagu hulk inimesi pannakse sinna klassiruumidesse kokku. Ja siis on need viirused kohe levimas, et siis üks tuttav ka kirjutas, et käis ujumas eile ja nii soel ja siis ma kirjutasin ka, et me oleme kõik tõbised ja siis tuletas mulle meelde tegelikult seda, et tuleb seda šokikogus C-vitamiini võtta. Et
et ma ei viitsinud, ma ei tea, kui te kuulete, siis mul naabril enne niidab kõrval, aga ma ei viitsinud minna lihtsalt täna apteeki ostma, et mul on tegelikult neid vanakooli ümmargusi, et võtame neid täna ja siis ma lähen vaatan mingit tugevat C-vitamiini mingi teine päev, sest ma pean nüüd putitama ennast siin ülesse, et saaks ikkagi asju teha liikuda, aga ma mõtlesin, ma näitan teile, mis ma ostsin, aga lihtsalt kiirelt, sest et tegelikult kes nagu teab või on vaadanud, siis mul on need lemmiktooted on enam-päev ühed samad iga kuu, et ega siin erilist muutust ei ole ja see on ka selline poolik haul, et siuke nohuse peaga võetud asjad, mis meelde tuli ja kui kõrval on 7-aastane, kellel on kõike vaja, et mis sul siis sealt jääb üldse meelde võtta või ei jää. Aga see, kusjuures mul kogu aeg tuleb neid teavitusi Cult Beauty'st, et teie see tellimus ei ole veel teele pandud, et andke andeks, see on see advendikalender. Ma mõtlesin, et huvitav kaua nad saadavad mulle neid meeldetuletusi. Ja oligi niimoodi, sest mul oli nagu meeles, et see tuleb oktoobris ära, aga igal juhul, et pandi teele. Nii et advendikalender on teel, mida on väga vähe rääkida, kui õues on, kõik on rannas ja õues on 25 kraadi sooja. Aga täna tuli ära see šampoon, mis ma sealt Cult Beauty'st nende sooduspointpunktidest tellisin, et selline on mul see üks lemmikuid šampooni, siis on see lõhnab nii hästi, ma ei jõua ära oodata juba. Peaks tegelikult täna pead pesema, aga ma ütlen, äkki ma ei pese, äkki ma võtan hästi palju C-vitamiini, on hästi palju teed ja lähen vara magama lihtsalt ja saan äkki terveks. Aga toidupoe haul. Kiirnuudlid. 4 võrra odavamad. 5 võrra odavamad kui Selveris. Suuvesi. Võtsin ära, et oli meeles, aga suurt ei olnud, võtsin praegu väikse. Randole tema lemmikud kõrsikud. Siis mu enda üks lemmikmagustoit, mida ma ei ole hästi ammu teinud, aga mis mulle hullult meeldib, on see, et ma ostan poest selle kiselli ja siis panen selle maitsestamata 3-prosase või ka täitsa rasvatu koobimagreemiga. See on nii hea kiire külmkapist lihtsalt võtta. Ukraina makaronid, meie piimasupi makaronid. Pidin üks pealt teiste makaronidega tegema, sellepärast neid ei olnud. Mu lemmikud nõudlusukapslid, 6 eurot ja 40 tükki on sees ja neil ei ole mingit lõhnaaineid ega mitte midagi sees nagu. Siis kuumaugud tüüri panemiseks põikad, Randole see, talle meeldib see aloejook, laps helistab. Issand, ma tunnen, kuidas ma jään iga minutiga jään haigemaks, selg on märg. Siis võtsin 2 hambapastat, jätkuvalt tahaks jonnida, et miks nad on karpides, miks nad lihtsalt nendes tuubides ei või olla. See on sama jabur, kui osta banaan ja panna see kilekotti, ausalt. Õli, päevalilleõli. Kes teab, see teab. Ja kirsikoka, seda tahaks jääga teha. Ma praegu valmis magama jääma, kell on 6:30, aga ma ei taha veel jääda, mis tähendab pisike kogus kofeiini, mis täpselt mu õhtu päästab. Aga nüüd ma teengi niimoodi, et ma lähen tuppa, viin need asjad ära. Ma ei tea, millegipärast need enam ei mahu. Ma võtsin poest selle kasti, kuna mul jäi kott maha, aga nüüd nad siia tagasi enam ei mahu sisse. Ma ei tea. Aga igal juhul, ma ei tea, ma loodan, et selles mõttes, ma loodan, et teil on hästi kõik, et te olete terved ja et teil lapsed saavad ilusti kooli algust nautida, ilusad ilmad on, et ma olen, nii isegi kui ma ei oleks haige lastega, juba algust tegelikult 1. nädal tegin õuetunde, et mida vähegi õues annab teha, vahetan mingid järjekorra ära, kuidas ma plaanisin teha, teen edasi enne, mida õues saab teha, et saab nagu neid ilmasid veel nautida ja tõesti nagu lihtsalt nii kahju on, et ei saa randa minna, kuigi ilm nii lubaks.
muru peaks niipma, ma praegu vaatan, muru on nagu nii kõrge. Muru on see aasta üldse niimoodi kasvanud, nii siuke niiske ja on olnud see suvi, et kohutavalt hea muru kasvan. Mõtlengi, et mis ma veel oleks rääkida. Ma arvan, et homme ma tegelikult ma pean minema poisile ID-kaardi tegema, tal on praegu ainult pass, aga mul oleks vaja talle ID-kaart teha. Ja ma tahaks minna ühe selle lõngkausta juurde, et natuke egada tikkimine kuidagi ei hiti nagu sama hästi. Et mul tikkimine ka pooleli, aga kuidagi just tahaks nagu heegeldada. Tahaks lõhnaküünleid osta. Ma ei tea, reedel ma pean nii linna minema, kui nüüd vaatan just see juuksur saatis mulle sõnumi vastu, küsisin ta käest, et kas tal on reedel aega ma jaoks. Ja ta kirjutas, et on, nii et ma arvan, et ma käin reedel juuksuris ära üle pika aja, ma ei ole, ma ei tea, mis ajast käinud juuksuris. Juured on, see halli on nii palju siin sees ja täiesti välja kasvama, ma lasen muidugi ainult pealt ka triibutada, et alt nagu põhimõtteliselt üldse ei lase, nii et ta siuke säbruline on, aga tahaks nagu värskendust. Kulm oleks ka vaja teha, aga ma ei tea. Ma vaatan, kas see kulmudema on samal ajal seal või ei ole. Mõnikord on vedanud, olen korraga saanud ära teha. Ja see ongi siis see, mis nüüd siin järgmised päevad toovad, et ma ei tea, kas midagi sealt nüüd jääb sellesse vlogi või jääb kõik järgmisesse, et igal juhul hoidke pöialt, et ma terveks saan. Ja olge ise ka terved ja tegelikult ma mõtlengi, et selle vlogi ma tõmbangi siin kokku ka, et jäävad siis need tulevased käimised ja tegemised tulevastesse vlogidesse, kus mul on loodetavasti juba parem natuke ja aitäh, et sa olid jälle siin ja näeme juba loodetavasti mõne päeva pärast. Tšau! Oota, pane kohe terviseks. Järgmine kord lähme mingil sellel. See läks vilk. Järgmine kord Issand jumal. Jäämegi siia. Ma ei tea, mul on siin magnet kehva koha peal, see rooli pealt. Ei saa rooli eest ära ka tõsta. Aga siin on võib-olla siuke pisike kogus kohv. Siuke